6. käik. Tervist, head rallisõbrad. Delfi Rally Estonia teine pikk päev, õigemini ralli kõige pikem päev, mammut pikk päev on poole peal. Eetris on taas 6. käik saade, et see senine toimuv kokkuvõte. Nagu näete, mina ei ole ei Gunnar ega Eigo, minu nimi on Kaspar Ruus, mind lubati ka korraks kaamera ette. Küll aga, mis kunagi ei muutu, kohal on Roland Poom. Tervist! Tere jälle! Ma räägin, kogu aeg ma pean ikkagi ära mainima, et sünnitusmajast, pulmadelt, poismeeste pealt. Ma mingi ürituse leiame kindlasti veel, kus ma neid saateid teinud olen, nii et alati kohal. Aga muidugi selle peab ära mainima, et saatejuhid vahetuvad kiiremini kui saatekülalised, et see on omamoodi. Me ei ole veel paremat leidnud, aga otsime. Vähemalt nagu roteeruda ja kolmekesi vaata iga kord timmita, et kumb parem võiks olla, nagu Hyundai meeskonnas sõiteid vahetatakse, et Hyundai'l pole hästi läinud, aga meil läheb vist natuke paremini. Püüame. Nii, aga hakkame tänast päeva kuidagi harutama lahti, et alustame eestlastest. Nagu ikka, Rally 2 on meil väga suure tähelepanu all. No hommikul kahjuks esimesel katsel kohe. Jasper Vaher, Toyota juuniprogrammi sõitja, 15,4 kilomeetri peal tegi avarii, katkestas, õnneks ekipaažiga kõik korras. Info tuli Rally TV-st, et see kokkupõrke nii-öelda G-jõud oli 8, pärast oli sotsiaalmeedias esimene foto ka, et vasak esimene osa oli päris palju kannatada saanud, et kahju, väga super debüüti oli tegemas. Kahju, väga kahju. Splitte vaadates hommikul, siis Purakat oli. Peab ausalt ütlema, et natukene, kui splitte vaatasin, siis juba nagu teades, mis katsed need on, Must ja Peipsiäre, siis tegelikult natuke tekkis juba hirm, et okei, et võib-olla hommikuks nagu palju, samas ju siis klapib, aga vist ikkagi oli natuke palju. Tundub natuke jah, kui hästi läheb, saab ka temaga täna veel rääkida, nagu alati katsetelt tuleb. Kui katsetel midagi juhtub, siis läheb ju mitu tundi aega, enne kui saab auto kätte üldse, et kõik see võtab aega, et loodetavasti õnnestub täna ka temaga rääkida. Ütleme, kiirust ju oli, ta oli eilse järel 4. vahe Virvesega, kes on liider, natuke üle 7 sekundi ja tuleta meelde, et 10 sekundit läks avakatsel piruetiga, ehk siis tegelikult oli kogu läbi eilse päeva sama kiire Virvese ja kiirete soomlastega. Aga see on vist kooliraha maksmise hetked. Ja, aga see ongi okei. Neljapäeval, kes kuulas esimest saadet või ma ei tea, kas see eetris jõudis või oli sotsiaalmeedias, kus me Gunnariga Service Pargis jalutasime. Gunnar küsis, et mis see siis nagu Jasperi taktika peaks olema, kas minna ja suruda ja näidata või vaikselt step by step nagu kasvada, siis mu arvamus oli see, et kui nagu asi klapib, küll ma pidasin silmas rohkem Soomet võib-olla, et kui juba üks MM-ralli on alla tehtud, siis Soomes ma arvan, tema puhul on täna see, et ta ei pea ilmselt raha lugema, et ta saab sõita igal juhul. See on ikkagi Toyota poolt kindlustatud nii-öelda sõidutal. Et selles olukorras, kui ise raha lugema ei pea, siis tasub proovida neid piire kombata. Aga võib-olla selles osas on nagu kahju just, et selle ralli kõige keerulisemad katsed sisuliselt jäid sõitmata. Ja ütleme, tänases vaates polegi midagi hullu tegelikult, aga järgmine aasta on hull, kui on tagasi tuleks siia ja on vaja võib-olla sekundis ralli võidu nimel hakata võistlema, võib-olla Virvesega taaskord, aga Virves on neid katseid sõitnud päris mitu korda ja temal jäid need katsed sõitmata nüüd. Nii on jah, eks nagu öeldud, see nii-öelda kooliraha ja see piiride kompamine käib ka asja juurde. Jah, muidugi, see on okei, see kõik on seda teinud ja ma arvan jällegi, sai räägitud sellest neljapäeval, et ta on selle hooajaga ennast tõestanud juba nii palju Toyotale, et kui ta paneb ka Soomes ära, tõesti ei ole midagi tõesti juhtu, võib-olla lihtsalt istutakse maha, mõeldakse nagu mingisugune taktikaline plaan läbi, aga ma olen jätkuvalt seda meelt, et selles spordis on nagu kiirus tähtis. Kui sa oled kiire, siis seda stabiilsust on võimalik ehitada. Kui sa oled lihtsalt stabiilne vend ja kiirust kunagi ei tulegi, siis seda kiirust on maru keeruline kuskilt leidma hakata. Nii on seda rõhutavad, kõik on rõhutanud intervjuudes nii Tom Fowler, Toyota tehnikadirektor, Malcolm Wilson Fordist, et põhiline ongi see, et kiirus on, kui see on, siis saab kõike muud juba allata. Just. Aga eile vaatasin seda WRC2 heitlust kuskil poole päeva peal, top 10, eestlane, soomlane, täpselt korda mööda. Ma mäletan, kas oli 4. katse järel, täpselt korda mööda.
aga nüüd praeguseks on seis selline, et Virves juhib 7 sekundiga Roope Korhoneni ees ja siis tulebki, enam ei ole nii-öelda Eesti-Soome, need on Eesti 5 soomlast ja siis Romet Jürgenson 7, 48 sekundit kaotasid Virvesele, et ütleme, sellest maavõistlusest on saanud hetkel tipus, ütleme, Virves versus Soome. Ja. Aga Robert selles mõttes sõidab ikkagi väga hästi, et kuigi ta hommikul vähemalt esimese katsejärjel ei jäänud üldse autoga rahul või ütleme sõiduga ja tegelikult ei ole täna liiga, ütleme, rahul olnud katselõpu intervjuudes, et ütleb, et palju on tööd teha, ometi tulevad kas katsevõidud või on tipus, et kuidagi, et tase on ikka selline, et kui ei ole 100% tunnet, siis ta ikkagi on vaatad kõige kiirem. No eks väike koduväljaku eelis ka, ma arvan, siin on ja võib-olla selline ekstra boost Eesti fännide poolt, et no kust ilmselt see vahe tekkis? No ilmselgelt on see nüüd, et Jasparit vahel ei ole, ma just mõtlen see Eesti-Soome teema on ju, aga nendele teistele eestlastele, ma räägin siis Jürgensonist võib-olla isegi nii palju mitte, aga kuigi palju, Enok, Volver, Nõgene kindlasti, need katsed, mida sõideti eile, no neid ma arvan iga eestlane, iga rallisõitja on sõitnud. Need, mis täna hommikused on, neid ei ole iga eestlane sõitnud, neid katseid on sõitnud sisuliselt ainult need noored, kes on varasemalt ka Rally Estonia MM-rallilt osa võtnud. Tõenäoliselt kõik need soomlaste rivi, kes siit tuleb, Korhonen, Sunninen, Lindholm, Kaupinen, Heikkila on sõitnud neid katseid ja need on ralliga keerulisemad katsed ja sealt see aeg võetakse. Aga Robi osas, no minu meelest ülitugev esimene päeva osa ja ülitark sõit, et jällegi need on keerulised katsed, sealt tulla puhtalt läbi ilma rehvi lõhkumised, sest need lähevad ka oluliselt rohkem rööpasse kui teised katsed, sest on suuresti seal metsa vahel on ju. Nädal tagasi ikkagi siin on kõva vihmasadu all, need teed ei ole nii kuivad kui need, mis on seal põldude vahel. Ehk need teed läksid rohkem katki kui sellised traditsioonilised katsed, mis meil siin on OTP ümbruses. Et ma arvan kokkuvõttes suurepärane tulemus ja ma vaatan, et siin on ju ka Korhonen oli vist Virvesele kõige lähemal, nüüd on 7 sekundit vahe, et enne see oli juba seal 2 sekundi. 2,7 oli vahe peal juba. Et tegelikult see 7 sekundit, kui Mustvee ja Peipsiäär 1-2 on tehtud, siis ma arvan, nüüd läheb Robertil elu lihtsamaks, ja. Lihtsaks ei lähe. Et 7 sekundit on hea vahe ja nüüd minna tagasi teedele, mida ta tunneb oluliselt paremini. Ja, loodame ja mulle meeldib väga ka tema lähenemine, ütles eile ka intervjuus, et ta surub kõvasti, aga ta ei lähe otsima, et kas auto nüüd siit mahub läbi või sealt mahub läbi, et ikkagi tee peal surub. Ta surub, aga mitte nagu hullumeelselt. Minu meelest on see selline maailma meisterlik lähenemine. Ehk selle pealt julgeks küll öelda, et kui sellise taktikaga, sellise mindsetiga kogu hooaega võetakse, siis miks mitte Robert Virvese poolt võtta tiitel ära, et see tundub nagu üha enam aina realistlikum, et kogu see hooaeg on olnud nagu nii küps sõit, kogu taktika, üliküps lähenemine kõigele, et ma ei oska öelda, kes teine nagu võiks olla see, kes nagu kuidagi sarnaselt Robertile seda võtab, et minu meelest siin teised sõitjad ikkagi nagu kõiguvad tempos väga palju olenevalt rallist, et Roberti puhul pigem selline stabiilsus on olnud selle aasta märksõna. Ja kõikumist on palju, siin Teemu Suninen andis ühe katse lõpus intervju, et see oligi vist äkki Peipsiäär, see oli vist Mustvee, igatahes Emma-Kuma lõpus, et ma ei ole siin katselt 3 aastat sõitnud, panna kohe gaas põhjas. No see ei ole päris see on ju, et aga jah, Virves on väga hakkama saanud küll ja siit tagantpoolt ongi Jürgenson meil veel 7, Patrik Enok 10, Nõgen on 13 ja vaatame, kus on Rally 2 meeste seas siis ka Volver, kes sõidab isesti väljaspool WRC2 ja tema on siis Rally 2 seas 13, täpselt Nõge sees. Et selline see WRC2 seitlus on. Noh, loodame väga, et ütleme, kõik otsustatakse puhtalt sõiduga, et ei tule kellelgi, ei meie meestel ega soomlastel selliseid tobedaid rehvipurunimisi. Ja, absoluutselt, et tegelikult ju põnevust jagub igal juhul, et Jürgensoni puhul Mikko Heikkila on juba ees
22,4 sekundit, noh seda siin Rally Estonia teedel päris keeruline, eriti noh, võime öelda tehnika poolest kergelt nõrgema tehnikaga ka on ju. Et ma arvan, Jürgensoniga on nii, et temal nagu tõusta ilma teiste probleemideta on pigem keeruline, aga Enokil ruumi on küll. Ma arvan, et Enokil on ruumi veel sinna Jürgensoni taha jõuda 8. ja Volveril Nõgesel ka seal ikkagi väiksed vahed veel, et ralli pole läbi, neil on terve päev veel ees. Kõige rohkem tahaks ma Enoki tagasitulekut näha, et ma ei tea, et tal oli mingi probleem täna esimesel katsel olnud. Mulle tundub, et ajakaotus oli suht suur. Seal tuli jah, umbes üle poole minuti. Kõlab kuidagi refi purunemise moodi. Kaotust 29,1 või tõesti nii kontrollitud sõit. Et ei tahetud riske võtta, aga sellega poolest tundub palju, et üle sekundi kilomeetrile kaotada. Aga lähme, võtame ka siis tippklassi ette ja jätkame loomulikult soomlaste teemal. Sami Pajari eile 7 katsevõitu järjest. Täna hommikul veel 2 tükki juurde, kokku 9. Tal oli ralli eel 25 katsevõitu karjääris. Nüüd on 9, tuli esimese 9-ga, et müstiline, aga 10. katsel Solberg ja sealt ta sai isegi, mis ta meil sai, 3 sekundit, natuke üle 3 sai tagasi ja nüüd hommikuse poole viimasel katsel sai 0,2 sekundit tagasi, et 9 katsevõitu Pajari, Solberg 2 ja nüüd 2 viimast järjest, et krutib põnevust juurde. No selles mõttes krutib küll ja tegelikult Pajari ütles ka minu meelest kommentaaris, et ta peab nagu ikkagi suruma edasi, et Solberg on vist päris nagu näljane ja hoos, et ei saa niisama lihtsalt Solbergile seda anda. No mis, ma arvan, Oliver peaks teise poole päevaga ikkagi vähemalt pool sealt veel maha kruttima, et homseks mingisugunegi võimalus jätta. Et ma arvan, kui sealt võib olla selline, 7 isegi on palju, et sisuliselt peaks ta veel kuskilt 10 sekundit täna maha kerima. Kui ta selliseid 3 sekundit katseid suudab teha, siis on tehtav. 0 komadega läheb keeruliseks. Aga mulle meeldib see võitlus. 2 noort kutti, kes minu meelest, ühel ei oldki veel eelmine aasta siis kohta suures klassis ja teist hakati sisuliselt juba välja tõstma, vähemalt fännide poolt, et kas Pajari peaks seal autos istuma või peaks. Ma kardan, et ka meie saate. Kindlasti. Ma arvan, ma ütlesin korduvalt, et tõstke see Pajari välja, pange Oliveri asemele. Aasta hiljem, mis seisab mõlemad, panevad seal ralli võidu nimel. Et ja Pajari eriti teeb nagu parimat hooaega karjääri jooksul. Et see võitlus saab ülilahe olema. Tagantpoolt ega seal liiga palju enam nagu midagi toimumas kahjuks selles osas ei ole, et kui me võtame 3. ja 4. koha, hetkeseisuga Fourmont, Neville. Kas Neville läheb Fourmonlt kohta ära võtma? Tõenäoline, et eesmärk on selline. Kas hakkama saab, eks ole näha, aga ma arvan ka Hyundaidel, kas nüüd lõpuni sekundis lastakse nüüd lolli panema hakata, et tähtsaks ikkagi, et mõlemad autod jõuaks lõppu. Ja Ogieril pole ka suurt midagi ausalt öeldes püüda, et 20 sekundit Neville'ini, seal juba tagantpoolt suuremad vahed. Ja, ma tuleks korra veel selle võiduvõitluse juurde tagasi, et tundub, et Oliver on nüüd saanud midagi rohkem toimima ja Pajari puhul mul on tunne, et ta tegelikult sõidab samamoodi nagu eile laiaslastus. Ta ütles eile õhtul ka, et kui mul tekivad need rallid, kus ma saan piiri peal suruda ja ma olengi seal tippvõitluses, tavaliselt mul on mitu meest kõrval, aga eile kuidagi ei olnud. Aga nüüd on Oliver kõrval, et eks näis, kuidas ta haldab seda selles mõttes, et tema ju jahib esimest võitu, mis teatavasti on ju vist kõige, nagu öeldakse, kõige raskem võit, mida saada. Ja, kindlasti on kõige raskem esimene, et ma arvan, seda ka võime ka Ott Tänaku põhjal võtta, et kui 2017 Sardiiniast esimene võit võeti, siis nagu edasi hakkas tulema neid. Kõikide sõitjatega on kuidagi see nii ja tihti peale on see ka maailmameistri tiitliga nii, et kui üks ära võetakse, siis nagu pinge on maas. Mingi pinge on maas, jah. Aga jah, pigem ongi küsimus selles, et ma arvan, Pajari hetkel on nagu mentaalselt väga heas seisus. Väga tugev. Ta ei pea suurt midagi kartma, ta isegi ei pea kartma seda, kui ta praegu siin liidri kohalt ära paneb. Solberg seda ei saa lubada endale. Et võib-olla Pajari kasuks mängib praegu see, et sisuliselt temaga ei juhtu midagi, kui ta ära paneb.
ainult temal on siit ainult võita, ta on tõestanud jälle taaskord nii palju, et ta suudab võidu nimel sõita. No Oliver peab ikkagi nagu ränka vaeva praegu nägema, et teine koht keegi ei pilguta silma ka selle peale, kui Oliver teiseks tuleb, see on nagu tavaline juba, et noh, me teame ta kiirust. Kui ta siit suudab võidu peale tulla, siis see on, ma arvan, ainuke hetk praegu, kus me võime vaadata, et Topadi päris kõva vend ikka. Et muus osas nagu Oliveri, ma arvan, nii-öelda tulemus, mis ta siit teeb, ei ole kuidagi erakordne enam. Mis näitabki midagi taseme tõusu. Täpselt näitabki, jah. Aga tagantpoolt on natuke on, ütleme, paika loksumas küll, sest et Neville tuli nüüd Formoole omajagu lähemale 5-6 sekundit, aga Formool oli refi purunemine, õigemini aeglane purunemine, et selles mõttes ikkagi jõudude vahekord, kui ütleme, kui kõik on nii-öelda status quo, Adrien on kiirem. Ja, seda küll, et on kiirem, jah. Noh, nüüd kui Neville on justkui lähemal, siis nüüd tekkis see nii-öelda võimaluse aken, et kas nüüd peaks siis suruma, kui nüüd Neville ei ürita seda kohta võtta, siis on läinud sisuliselt, jälle Adrieni mingisuguse probleemiga suudaks ta selle võtta. Nagu sa ütlesid, puhta kiirusega ei saada vastu. Et ma arvan, et see esimese nüüd peale lõunast pausi kohe esimese katsega me peaksime saama aru, kas Neville ründab või ei ründa. Et kui ta nüüd kohe ründa, siis on see läinud ka. Et niimoodi nagu saime hommikul rääkida Ogierist, et kui Ogier esimese katsega oleks rünnanud, siis oleks tal nagu kõik lahtine veel olnud. Ma arvan, et isegi top 3 kindlasti oleks, poodiumi kohta oleks nagu võimalus olnud. Aga kuna ta ikkagi andis selgelt ära need 2 hommikust ja tegelikult ka korduvad, siis selles mõttes ralli tema jaoks seal läinud. Aga jälle olid keerulised katsed ka, kus sisuliselt esimest korda ikkagi tulla ja sõita. Jah, tema oli 5-aastase pausi järel. Aga kes on teinud kõva hommiku? Elfyn Evans alustas 9-ndana, ehk siis on 3. rajal, aga ronis kohe 2 katsega 6-ndaks. Okei, seal Mäkerliinil olid ka tehnilised probleemid avakatsega, kohe 10 minutit läks, õnneks sai auto käima, õnneks sai jätkama. Aga tegelikult Evans oleks ka minu arust kiirusega ära võtnud, et Evans on täna 3. rajal, on ikkagi päris tubli olnud. Ja, väga tubli, et parem stardipositsioon ja suudab kohe kuigi palju seda vähemalt ära kasutada, et ei ole mingi imeline stardipositsioon, aga piisav, et sõita ennast kuhugile, et ma arvan, sellise ralli puhul esimesena startida, siis poodium on nagu selline juba unelm, kui suutagi sõita seal 4.-5. koha peale, siis on kõik väga hästi. Niisugune tüüpiline Evansi ralli, et jah, täpselt. Et kui ees kedagi ära kukub, tema on kohe top 5 hetkel 6. kohal. Martin Sesks 7. Kiirust on, aga täna tuli ka temal väiksed refiamad, aga kellest on väga kahju või keda kuidagi kurb vaadata Esa-Pekka Lappi. Küsitakse ka intervjuude lõpus, happy lappi or unhappy lappi. Kahjuks on nii-öelda unhappy lappi, et on ise ka vist kõige hullem ongi see, et kiirust ei ole, aga ongi nagu see nõutus, et ei tea, mida edasi teha. Et kuidas üldse parandada, see on vist kõige hullem koht, kus vist saab olla või? Jah, see on koht, kus tavaliselt tulebki hakata mõtlema, mis üldse edasi saab. Et kui kiirust ei ole ja midagi teha ka ei oska, siis kas üldse nagu midagi tuleb mingi lahendus tuleb leida, et mingil põhjusel ta seal ju sõidab ja tema peale loodetakse ja kui see tulemust ei too, siis tuleb mingi muu plaaniga edasi liikuda. Soome ralli saab päris huvitav olema, kas ta Soomeks leiab selle millegi. Et eks need Eesti teed selles mõttes, ta on siin minust, kui Euroopa meistrivõistluste etapp esimest korda ja Rally Estonia aasta, ma ei mäleta, mis olla võis tõenäoliselt mingi 14-13 tuli Esa-Pekka Lappi Euroopa meistrisarja liidrina siia, Škoda meeskonnas sõitis ja ta sai kõigilt niimoodi, ta sai Rainer Ausilt, kes sõitis vana Evo 9-ga ja sai niimoodi kotti, et siis oli täpselt sama jutt, et ta ei saa aru, kuidas siin sõidetakse või mis siin tehakse. Et Rally Estonia teed justkui võiks arvata, et soomlasele ja just Lappile võiks sobida, aga tegelikult algusaegades saati see pole nii olnud. Nüüd ta pole ka siin ikkagi ju, ei ole ta tegev sõita justkui, et tulebki tagasi ja võib-olla ongi samas punktis tagasi, kus ta ei tunne siin ennast üldse mugavalt. Ütleme Soomes
no sealt ootaks ikka rohkem kiirust, seal on võitnud, seal ta on Jyvaskylas ise. Ja seal ta on ju sõitnud, ta on viimased hooajad sõitnud seal oma Rally 2-ga. Et just nendel samadel teedel ju pidas just hiljuti lahingut. Just, et ta on seal sõitnud, neid teid ta tunneb väga hästi. Seal ta peab kiirema, kui ta seal ka kiirem ei ole, siis on päris suur pahandus. Siis on Hyundai nuputamist juba jagu. Siis ma ei saaks nagu üldse aru, miks Hyundai peaks enam üldse selle satsiga nagu midagi koos tegema. Just ma räägingi Lappi, Sordo ja Pädon, et siis ju meil on veel rallisi alles, et anname siis nagu päriselt kellegile selle auto, kes võib olla midagi, kas või puhta motivatsiooni pealt mõni noor sõita võib-olla tuleb, üritab midagi, et me oleme neid näinud küll. Võtame siis selle WRC 1 või Rally 1 riviga veel kokku, et Armstrong 9. Mäkkerlinist juba rääksime, tehnilised mured, et sai auto käima, aga 10 minutit läks ja Katsuta täna 150 kilti teed puhastada. Mulle meeldis, mõtlen, kas see oli äkki avakatsejärg, kus ta ütles, et täna on kaks asja, et ilmselgelt proovivad Soomeks mingit seadistust leida ja ma püüan eestlastele või Eesti fännidele kiiret sõitu näidata. Ega ta oli midagi rohkem kahjuks teha ei olegi. Jah, ega tal kahjuks midagi teha ei ole, jah. Ilmselt vahepeal üritab motivatsiooni leida, et või Ott Tänak süstib motivatsiooni võib-olla. Pühapäev on ka veel ees ja pühapäevased punktid on ka veel võimalik võtta, et eks ta täna kulgeb ja lihtsalt hoiab kätt soojas homse jaoks. Aga selles mõttes on ikkagi karm, et 150 kilti ees panna kruusal. Täna ikkagi pikk päev tal, ma kardan, nagu igas mõttes nii-öelda. No kindlasti ebamugav päev, et midagi ilusat siin ei ole. Aga selline see ralli on? Selline see ralli on, jah. Paar rehvi läheb, sellepärast eile siis katkestas ja superralli ja nii ta on. No täna, mis meil on veel? Kambja katse kohe siis 15.48 algab, 23,74 kilti ja sealt edasi kella 5 tuleb siis Otepää, Kambja uuesti siis Otepää, õhtu lõpetab Tartu vallakatse, et päris palju veel minna. Küsin, mis sa ennustad? Kas näeme mingit suurt draamat ka veel? Eesotsas siis tõenäoliselt ma arvan, et ei näe, sest need katsed on pigem sellised lihtsakoelised, aga et kiiresti sõita on seal see muidugi keeruline. Aga nad ei ole selles mõttes nagu tehniliselt mingid superkeerulised katsed, eriti kui sa oled siin käinud, sul on video olemas, data on olemas, töö on tehtud videotega, et sellist mingit suurt draamat, ma arvan, me ei näe siin. Aga jälle ma ilmselt tahaks minna kohe tagasi sinna Rally 2 peale, et seal me võime selles osas draamat näha, et neid kohtade vahetusi, sest seal ikkagi sõidetakse nagu sekundis veel on ju. Et kui me praegu rääkisime just, et Rally 1 või absoluuttulemuse peale on suht selge asi, vahed päris pigem juba suured, siis no Rally 2 ikka käib asi ju edasi väga hoogsalt. Meenub sulle rallit, kus Rally 2 ütleme pika päeva peale need vahed hakkavad kasvama, et siin ongi Lindholm 4. on 16 sekki Virvesest, aga meenub sulle rallit, kus ühel katsel võib 7-8 eri venda võiks katsevõidu võtta. Sest mulle tundub sel aasta nagu see Eesti versus Soome maavõitlus nagu kuidagi nagu eriti ekstra ägedal tasemel veel. Ega väga ei meenu jah. Aga äge oleks, kui see võikski nii olla, on ju. Järgmist aastast võib-olla silmas pidades, et ülejärgmist ka, et katsevõitude nimel sõiteid võikski olla 10. Olenemata siis sellest jälle, et meil on sisuliselt üks autotootja, kes on nagu konkurentsis, et jah. Rally 2 selles osas on nagu mega lahe, et täpselt me lähme päeva teisele poolele ostu ja me ei tea, mis saama hakkab. Me ei tea, kes tuleb liiderina, me ei tea, kes top 3 on, siin on sekundid vahel. Et see on ülimalt põnev lihtsalt. Ma küsiks veel nii lõpetuseks, räägin ilmselt palju eestlastest soomlaste puhul, Korhonen, Suninen, Lindholm, Kaupinen, Heikila, et kas keegi on sind ka võib-olla üllatanud või see eeldad, et absoluutselt kõik on siin nii kiired, nagu nad on olnud? Soomlastest võib-olla Korhonen pigem üllatanud, et ta on küll kiire, aga ta ei ole ka nagu liiga suure kogemusega sõitja.
Ta samamoodi ta ei ole Eestis nagu liiga palju käinud, aga tema kiirus, ma arvan, et üllatab, mitte ei üllata just nagu Virvese vastu see kiirus, aga teiste soomlaste vastu. Et ta suudab siin sõita ikkagi teised kogenud soomlased selgelt üle praegult. Ja eestlaste poolest, no ma arvan, et kelle kiirus üllatas. Ma arvan, et Jasperi kiirus ikkagi kuigi palju pidi üllatama. Et küll võis arvata, et ta suudab siin katsevõitude nimel sõita, aga et see kiirus päriselt ikkagi ka selline on. Siis natuke võtab aega veel, et seda kuidagi uskuda. Aga nii on. Aga nii ta on, jah. Aga üldiselt võib-olla Gus Greensmith nagu üllatuslikult halb. Ja. Et natuke ikkagi arvasin, et sealt top 10 peaks ikka sees olema. Et mingid kehvemaid üllatusi on ka loomulikult ja Lauri Joona loomulikult on selline, keda ralli eel ma pigem ka arvasin, et sinna top 5 heitlusesse sekkub, aga hetkel 11 kaotust üle minuti. Et selliseid üllatusi pigem. Aga ma arvan, et tõmbame siit stuudiojuttudega vaikselt kokku. Saade veel jätkub, meil on siia ette salvestatud videod, kohe saate näha, mida rääkisid meile siis politsei poolt. Rally Estonia on siis rallioperatsiooni juht Andrus Reimaa, mis väljakutsed on politseil olnud, kuidas on nendega hakkama saadud, kuidas see ralli üldse kulgenud on. Ja stuudiost astus läbi ka Delfi Rally Estonia tegevjuht Janu Siitan, kes räägib, mida räägiti hommikul koos promootoritega, kellega maha istuti, kuidas paistab Eesti ralli tulevik, nii et palju põnevat kuulamist veel on. Seniks stuudiost kohtumiseni õhtul. Kohtumiseni. Hea meel on 6. käigu stuudios tervitada politsei rallioperatsiooni juhti Andrus Reimaad. Tervist! Ja, tere päevast! No kuidas siis on läinud? Rahvast on võib-olla natuke vähem kui varasematel aastatel. Selle põhjus on see, et Ott Tänakut ei ole. Aga kas tööd on politseil ka vähem? Ma väga loodan, et tööd on sellepärast vähem, et Ott Tänak ei sõida. Et ma ikkagi loodan väga selle peale, et meie enda rallikülalised on tunduvalt paremini käituma hakanud ja võib kokkuvõtvalt küll öelda, et kui meil see ralli sõu siin hakkas peale neljapäeva õhtust ja täna oleme laupäeva hommikul, et tegelikult saab vähemalt hetkel küll kiita kõiki rallikülastajaid ja kõiki inimesi, kes ralliga seotud on. Kui palju on üldse politseinikke valmis pandud Rally Estoniat? No meie kogu operatsiooni maht on seal kuskil 100 ringis ja niinimetatud siis tegevpolitseinikku, kui ma nüüd öelda saan, et meie oma enda politseijaoskonnast Tartu majast on kuskil 70 ringis, aga meil on külas 10 väliskülalist naaberriikidest ja ka loomulikult meie abipolitseinikud on väljas, et kes meid aitavad vabatahtlikult ja väga suureks toeks on. Aga väliskülalised tuleb mängu alles siis, kui on tegemist nende kodanikega või võivad need Eesti kodanikega ka tegeleda? Ei, puhtjuriidiliselt nad on pigem meil niisuguseks abinõuks, et ka eile oli päris mitu juhtumit, kus ütleme siin naaberriikide pealtvaatajad olid liiga palju vembuvedelikku tarbinud ja üleval meeleolus, siis oli neile väga suur üllatus, kui oma riigi politseiametnik neid korral hakkas kutsuma ja nendega vestlema hakkama, et oli päris kihvt vaadata, kuidas see selline kangestus toimus äkki, et mis asja minu oma keeles, mingi oma politsei räägib mulle ja loeb sõnu peale, et nendest on väga palju abi ja just selles, et me ei ole ju karistav organisatsioon, mida küll väga paljud mõtlevad, vaid ikkagi ennetav ja kõigi selle jaoks, et meil see ralli ja igapäevaelu oleks väga turvaline ja lahe. Millega tuleb üldse politseinikel tegeleda, milliste väljakutsetega siin rallimaal? No ütleme niimoodi, et sellel aastal on jälle üks omapärane väljakutse juba toimunud või omapärane väljakutse, aga eile oli päris ärevad hetked ühel kiiruskatse juures, kui me saime informatsiooni, et WRC kopter oli mõjunud väga agressiivse veel moel ühe veisekarjale, mis siis karjusest läbi murdis ja tungima hakkas meil kiiruskatse poole. Et mõtlesime, et saab ka siin mingisugune niinimetatud kohe Afrikan ralli ära teha, et kui on antiloobid, siis meil on ka veised tee peal. Õnneks see ei realiseerunud. Kuidas selle ära hoidsite? Noh,
kõik andsid oma panuse ja ma usun, et ka veised tahtsid võib-olla rohkem rallit vaadata, kui tee peale tormata ja ka omanik väga kiiresti reageeris ja see lahenes päris positiivselt kõigi jaoks, et väiksed ärevad noodid olid õhus küll, aga no see oli niisugune, mida me ennem pole pidanud lahendama. Küll igapäevaelus on see meil ette tulnud, kus inimesed annavad teada, et sõidan koju ja veisekari on tee peal, aga ralli puhul oli see esmakordne. Mingi koeralugu oli ühes kohas veel, et tuli ka üks pitsu siis vaatama, et kuidas ralli käib. Aga seal ja raja julgestus võttis juba kõik, tegi asjad korda, ütleme nii. Aga siis, kui ma võin öelda, et suures pildis on kõik olnud peaaegu ideaalne, siis mõned tõrvatilgad ikka on meepotti kukkunud, et üks ralli pealt vaataja kahjuks vaatab Tartu Annelinna seal kanali ääres olevas asutuses praegu rallit, et kui välja saab, siis saab vaadata, kus olukord on, et ehk siis kriminaaljoobes on üks isik kinni peetud. Ja autoroolis, ja nipet-täpet veel. Noh, kiirused ja nii nagu ikka. Ma kähku seestan vahele siia. Mul endal paratamatult piinlik tunnistada, paar olukorda on politseiga siis tulnud ette. Väga süütud. Esimene olukord oli hoopis selline, et sõitsin mina linnas ringi ja tuli kõne. Keegi võõras number helistas, üleeile siis võtan vastu, politseinik helistas mulle. Küsis, et kas mina Roland Poom sõidan selle autoga ja ütlesin sõidan. Öeldi mulle, teate mida? Mul on juhiluba aeganud. Kas see on tavaline asi, et politseinik helistab, inimesed tehakse pistelist kontrolli numbri järgi ja siis kontrollitakse, et pannakse tähele, et juhiluba on aeganud ja võetakse ühendust ka? Minu arust mul on väga hea meel, et mul kolleegid sellist teemat ju arendavad, et täna meie e-maailmas, et kui te ei ole tellinud endale eesti.ee-lt teavitust, et kui teil teatud dokumentid kehtivus kaotuvad ja me tõesti ei taha ju tulla pere-eelarve kallale, kohe preemiat kirjutame ja hõõrume käsilt, jumal tänatud, äkki saame veel korra kätte, et pigem on ikkagi see ennetus kui mõtteviis meil number 1. Ja me ikka teavitame, et täpselt samamoodi, kui läheb rallist välja natukene, aga näiteks ma usun, et kõik relvaomanikud on aeg-ajalt selliseid kõnesid saanud, kus öeldust, kuulge, et me saatsime küll teavitusega, te ei ole siiamaani reageerinud, et me ei taha tõesti kedagi hakata sanktsioneerima ja iga päeva ei tülli rikkuma. Ja ülitore oli nagu see kõne, meil oli nagu meeldiv vestlus politseinikuga, aga pean tõdema ka veel üks. Juba hakkab põnevaks minema. Õnneks ikkagi oli taaskord üpriski, võib-olla mitte nii süütu, aga siiski 20 ala siin, kuidas nimetatakse vanalinn või kesklinn, ma ei ole harjunud Rakvere inimesena 20 aladega, eks see siis, no ütleme, enamasti tunnetad silmargi ära, mis siin on, kas on see nõueala 30 või mis ta on, ja no rahulikult lähen seal ja taaskord, väga meeldiv politseinik, jälle ikkagi anti teada mulle, et mina kiirustan kuhugi, eks. Et kui palju seda tuleb ette, et lihtsalt see nii-öelda õuealal liikumine, kas see on sellist trahviväärt tegevus, et ma saan aru, 20 ala, eks sõitsin mina siis ilmselt 35 kuskil, mis tegelikult kui protsentuaalselt on päris suur kiirustamine juba, aga kui palju neid ette tuleb selliseid pisiasju, millega üldse nagu tegema peab? See on just pigem nagu selles vaates nagu minul juhtus. Mulle väga meeldis kuulata ja lugeda ühte viimast artiklit, kus räägiti tegelikult kiirusületamist üleüldse inimese psühholoogiast. Ja mitte, et ma midagi teile praegu ette heidaks, võiks küll, aga las ta jääb. Ei, võib avaldada. Et tegelikult on ju see, et me oleme, ma tuletaks veel kord meelde, et ma ei hakka siin nagu mingisugust poliittundi tegema, et aga tegelikult meil kõik seadusandlus on võetud ju vastu rahva tahtel ehk rahvaesindajate poolt. Ja kui me oleme koos kokku leppinud, et meil on mingid õuealad ja seal on kiirus 20, siis seda ei ole tehtud ilma asjata. Ja meie ülesanne on ju meelde tuletada, et mis kokkulepped me sõlminud oleme. Ise oleme omavahel tegelikult sõlminud selle kokkuleppe. Ei ole ju see, et politsei saab mingisuguse paber ette, et nüüd hakkate trahvima, seal on 20, seal on 50, seal on 30. Et pigem me hakkaks kindlasti sellest pihta, et kui me peame ka selle niinimetatud rikkuja kinni, oleneb see ka loomulikult rikkumise astmest, aga esimene asi on kõik see, et meie politseiametnikud kaalutlevad esimese asjana see, et kas rikkumise iseloomust on aru saadud. Ja kui inimene saab aru ja ta räägib, kuule, vau, tegelikult 20, no ei märkanud või on ka õueala või mis, igasugused, kes paneb nimelt niisugusest Panso teatrikooli natukene, kes näha, et see tuleb siirusest ja kui see tuleb ikka siiralt, inimene saab aru, no ongi see näpuviibutus ja kõik on hästi, sest
ma olen seda eelnevalt oma töös pidanud mitu korda rääkima, et ega kui me teeme kas või kiirusuletuse eest või mingi asja eest trahvi, siis halduskoormus riigile ühe trahvi või mingisuguse asja tegemisest on niivõrd kõrge, et kindlasti see kompenseeri ja keegi ütleb, et nüüd siin politsei piirivalveamet täidab riigieelarvet ja saab mingi tellimusi. No palun arutage natukene, et palju on palgad, palju meie varustus, mis meil antakse iga poolt, et see ei kompenseeri seda. Täna on laupäev, inimestel tööd ei ole. On oodata, et tulevad suuremad massid vist rallile? Olen valmis. Kuidas saab olla valmis? Saab sellega valmis olla. Rohkem inimesi või? Ei, ega rohkem inimesi oleks meil väljas, siis oleks ummikud veel suuremad, politseiautod ja tavaautod segamini. Ma arvan, et me oleme selleks lihtsalt valmis, ja ma loodan ka kõik rallikülastajad on selleks valmis, et mida me oleme eelnevalt aastatel ka sellel aastal väga palju toonitanud, et varuga aega. Rallikülastajaid minu andmetel hetkel on üle 40 000 ja täna, kui see 40 000 inimest läheb kõik ühte poole Tartut hommikupoole ja teispool Tartut õhtupoole, siis tuleb väga arukalt mõelda, et kuhu minna, miks minna ja kuidas seda kõik ära jaguneda ja sel tasuks vaadata kõike, kuulata loomulikult ralliraadioid, telekanaleid, mis korraldajad räägivad, parklatesse otse välja sõita, vaadata sinna nii palju autosid panna ära teede pealt kui võimalik, et mitte ei korduks seda eelmise aasta Otepää piirkonna ummikuid analoogse ralli etappide jagunemise käes. Ja teine pool kindlasti, et hästi-hästi palju vett juua, mitte midagi muud, aga vett just juua. Ja kui midagi muud sinna vett vahele ka juua, sest eilegi kohati oli, mis me ise nägime, oli 32 kraadi, oli tuulevaiksetes kohtades laus päike käes, ma usun, see temperatuur oli veel hullem. Et see vedeliku kaotusasjad, et ja kui sinna kõrvale ka alkoholi tarbida, siis seal võib need meelesegadused väga kiiresti tekkida, et seda vältida ja loomulikult väiksed lapsed, asjad kõik kaasas on, et palun hoiame ja vaatame ja teatame kohe abivajajaid ja samamoodi, et kuulame, mida meile räägitakse ka juhendajate poolt, et siin täna ööse mõned seigad kolid, et kuna Peipsi ääres on selline metsastunud ala ja meil on korraldajate poolt teatud alad juba turvakaalutlused kinni pandud, siis me käisime ka seal ka natukene abis neil, et inimestele selgitamas, et kuule, et meil on selline äge suur ralliüritus toimumus, et äkki te siin ikka ei ööbiks. Minu poolt lõppu selline filosoofiline küsimus võib-olla natukene. Meil on see Eestis tekkinud mingisugune jälgimispaanika, inimesed on hästi paranoilised, et kõik kohe jälgivad. Jalgpallis on juba ammu teada, et ei tasu mingit sikku teha, sest kaamerad igal pool, 12 kaamerat väljaku peal. Kas me, kas või rallikülastajana või siin linna vahel liikudes peaksime ka arvestama, et isegi kui me ei näe mundris meest, siis kuskil mingi silm ikkagi jälgib ja kas te video põhjal või niimoodi videosalvestuse põhjal olete läinud ja ütlenud, et siin te olete teinud sikku? Me ütleme niimoodi, et kui me räägime sellisest jälgimismaailmast ja maailmast või ma ei tea, mis on täna lahti läinud, on ju. Me kõigepealt tuleks nagu tagasi mitteametliku teema juurde selles mõistes, et palju inimesed ise reklaamivad, kus nad on ja mis nad teevad. Et täna väga palju süütegusid tegelikult lahendatakse ära avalikust ruumist saadud videode põhjal, et kus tegijaid seal nägijaid ja täna võib öelda siis selle vanas on ümber, kus tegijaid seal filmijaid. Et täna ju tegelikult sotsiaalmeedia läheb pungil täis, et on see ralli situatsioon, mingisugune kaklus kesklinnas. See on ainult aja küsimus, kui meil veebipolitseinikud monitooringu käigus leiavad erinevatest sotsiaalmeedia keskkondadest neid videosi ja siis inimesed on väga hämmingus, et kui need hakatakse tuvastama, et siis, et ei, politsei kindlasti jälgib ja mingisugused salasilmad on kuskil üleval ja kõigil on mingid andrid, et varrisüsteem töötab, on ju, et ma võtaks seda paanikat natuke maha. Et pigem ma arvan, et kui keegi tõesti on nii paranoiline ja tahab sellest loobuda, siis palun vaatama oma enda filmimise ja asukoha määratlemised ja need asjad kõigepealt üle. Nüüd see, mis puudutab politseikaamerate kasutust, siis täna ju seadusandlus on kõik ilusti ära reguleerinud, et kunas me saame seda teha, kunas me ei saa seda teha, mis on legaalne, mis on siis illegaalne. Ja loomulikult, et kui te küsite minu käest kui politseiameti käest, et kas me võiksime kuhugi poole nagu liikuda midagi teistmoodi teha, siis ma arvan, et kui me oleme ühest küljest hästi palju välja reklaaminud, et me oleme hirmus kõva IT-riik, infotehnoloogiline riik, siis palun laske ka inimesed seda ka siis tuua ka politseitöösse, et lähme sellest kiviajast siis edasi, et on sellest kas või droonidega mingisugune kasutamine ja me räägime raha kokkuhoiust, et hariduses on raha vähe või meil on teed halvad.
et mõnegi seaduse muudatuse infotehnoloogia lahenduse kasutuselevõtule saab ka politsei oma tööd odavamalt teha, mitte ei pea siis ajama jälgi ja saab ka kasutada kaameraid ja kõiki muid asju. Loomulikult, et sellega igatpidi päri, et see peab olema ikkagi süüteogude lahendamiseks, mitte lihtsalt huvi pärast jälgimiseks, et kes kus käib ja kellega käib ja siis ma ei tea, mida veel. Et ma usun, et meil seadusloojatel on nagu tööd kõvasti, aga ootused meil on kõrged. Rääkides sellest teiste filmimisest, siis igale meetmele on ka vastumeede. Minu pea kohe raalis välja, et aga äkki see on AI, see ei ole mina. Jaa, see on reaalsus. Et ma usun, et kui me täna lähme ükskõik mis sotsiaalmeedia keskkonda, siis tegelikult on päris palju küsimusi, et kas see on realistlik või on see midagi muud, et jalgpall ja MM on ju jalgpallistaarides selliseid ägedaid meeme kokku kirjutatud, et päris paha hakkab, kui vaatad, et ja humoorikad ka loomulikult, et ega see aeg ei ole kaugel, kus selliseid fake uudiseid hakatakse tegema või fake süüdeteateid läbi AI poolt monitooritud mingi videoklippide ja hakatakse süüdistama. Aga veel ei ole? Ei tea veel sellist juhtumit, aga ütleme muidu meedias me oleme näinud, et kus ju siin suurtele riigi peale pantakse igasugust imelikku teksti suhu ja pannakse esinema ja rääkima, et siis sa võta siis kinni, mis on õige, mis on väär. Et see on meie tulevik. Teen reklaami ka teie YouTube'is ja nüüd ka vist ETV-s olevale sarjale Patrull. See kõik jutt, mis siin ralli ajal toimub, tundub väga põnev. Kas teil käivad kaamerad kaasas, kas me näeme seda ka tulevikus mingi dokumentaali näol? Meil oli see idee. Me tahtsime seda tegelikult väga teha ja me pakkusime ka selle idee välja, et teha niinimetatud ralli patrull spetsial patrulli. Aga ma väga loodan, et järgmine aasta see ka realiseerub, et näha siis seda patrullpolitseiniku tööd siis seal niinimetatud rallikeskkonnas hoopis teistmoodi, niinimetatud rallipatrullina. Et inimesed, kes seal teevad, ma kasutan kohe kindlasti juhust, et suur-suur tänu kõigile täna juba, et kes siia panustanud on, et see 30-kraadises kuumuses täisvarustuses väljas olla, tööd teha, naeratada, teha õigeid otsuseid ja ennetavalt mitte ainult raha sisse kasseerides, et see ei ole kerge, aga ma olen väga uhke oma meeskonna üle ja mul on väga lahe nende inimestega koos töötada. Olen õnnelik inimene. Suur tänu, Andrus, saatest tulemast. Palun. Suur rõõm on tervitada 6. käigu stuudios nüüd Delfi Rally Estonia tegevjuhti Janno Siitanit. Tere hommikust. Kas on tunda ka, et Urmo Aavat korralduse juures ei ole? On sul rohkem tegemist? Ei ole tunda. Et ei, eks ikka on tunda, et aga pigem vaataks ta niipidi, et on juba äge, et nad saavad sõita, et ei ole neid absoluutselt seganud, ühtegi kõnet teinud, lihtsalt hommikul saatsin sõnumi, soovisin meestele edu, et püüdun neid nagu täiesti väljas hoida ja ma arvan, et see on nagu väga hästi õnnestunud ja seda kinnitab ka nagu nende eilne sõit, et oli nagu fookus paigas ja tegeliselt õige asjaga. Ma korra üldse viskan vahele selle Urmo siis Rally Estonia töö idee. Mulle tundub kuidagi Urmo on see vend, et kui te korralduses vaatate, et Urmo helistab, siis kõik on nagu kurat, kas tasub vastu võtta, et ta kindlasti tuleb mingi hullu lolli ideega jälle, millega keegi ei viitsi tegeleda, kellelgi pole aega tegeleda ja siis võtta vastu, siis Urmo räägib oma idee ära, siis kõik on jälle tuli palju tööd juurde. Kas Urmo tee on umbes selline, et ta nagu genereerib mõtteid ja siis tulistab? Ma torkan vahel, see on üldse Urmode probleem. Et on palju visioone, mida siis teised peaks tegema. Ei, ta kindlasti visioonimees on, et kõik ei ole muidugi ellu viidud, aga paljuski see ralli täna ka nagu tema nagu on, et ega seda asja salata, et tal jah, mõtteid jagub. Aga ei, me vastame alati, kui ta helistab, et vahel tal jah, telefon helistab nii, et ise ei tea, aga ei, kõik hästi. Sa tulid otse koosolekult promootoriga kohtumiselt, mis siis kokku lepiti? Olete hästi informeeritud, et ma ei tea, kus see info lekkinud on, aga jah, tõsi ta on, et promootoriga kohtumine asja lõppes, et olid siis nii praeguse kui eeldatavalt uue promootori esindajad laua taga. Et see ostumüügiprotsess on siin nüüd väga-väga pikalt veninud, et kui algselt loodeti, et seal Monte Carlo ralliks on nagu asjad lukus, siis tegelikult ei olnud ja nüüd on nagu päris tõsine lootus, et äkki siin väga lähiajal see ikkagi nagu juhtub ära, et saavad need ostumüügipaberid allkirjastatud ja saab nii-öelda puhtalt lehelt siis liikuma minna. Ja siis me arutasime jah, mis rolli nagu Rally Estonia võiks tulevikus WRC kalendris mängida.
kinnitasime siis jätkuvat valmisolekut ja tahet edasi teha. Sama kinnitas ka siis vabariigi peaminister, kes meiega eile ja üleeile päris pikalt koos oli. Et promootori jaoks on nagu väga oluline see riigi vaade ja tugi, et paljudel ongi nagu see mure, et algul tahavad ja lubavad suurelt teha, aga siis kui nagu asjaks läheb, siis hakatakse kiirelt nagu tagasi astuma, et meil on nagu Kultuuriministeeriumiga ja riigiga nagu väga pikk ja hea koostöö olnud ja promootori jaoks see kindlasti on oluline signaal, et meil on seljatagune kindlustatud ja loodame, et nüüd siis nende vaheline leping saab lähiajal tehtud ja siis saame nagu minna juba nagu väga detaili, et jah, poolteist tundi vestlesime, käisime seal mingid detaile läbi, et mida võib-olla pikas vaates oleks vaja muuta, teha teisiti, et see ralli oleks nagu tootena veel ägedam, kuidas siia saada veel rohkem välisturiste, et see on see, miks nagu riik taga on, et ei, hetkeseisuga ütleks, et väljavaated pigem on positiivsed, aga ma arvan, lõplik selgus on kuskil septembri keskpaik. Ehk siis meie seas liigub ringi uus promootor, nii et keegi ei tea, et see on uus promootor. Mõned teavad, aga jah, liigub ringi jah, et eks see on ka normaalne protsessi osa, et nende inimesed ikkagi tahavad detailselt ka tagatubasid näha sellest tootest, mida nad ostma siis asuvad, et eks nad on siin juba nii mõnelgi rallil kohapeal käinud ja ka teiste korraldajatega kohtunud ja arutanud, et kuna ostetakse ikkagi nagu võrdlemisi suurt ja sellist mahukat toodet, siis seal on nagu miljon detaili ja sellepärast on ka kogu see ahel nagu nii kaua veninud, et algselt sai mingisugused jooned paika lepitud, aga siis oli nagu see nüanss ja see nüanss ja see nüanss, et siis rida juriste on nagu palju saanud tööd teha ja loodame, et lõpuks saab nüüd siis selgus. Kas see, et uus promootor just Rally Estonial on kuidagi juhus või see on nagu teie poolt siis kuidagi ellu kutsutud, et nad tuleksid siia ja vaataksid ka siis seda rallit siit koha pealt? Ja me tegelikult kohtusime nendega siin juba mõned kuud tagasi laua taga ja seal ka siis sai kohaselt ka esitatud kutsed kindlasti tulge kohale. Et üks on see, mida sa kuuled, näed ja läbi telepildi võib-olla tajud, aga teine on see, mis siin nagu kohapeal on, et nad olid ka neljapäeva õhtul siis avamisel kohale ja ütlesid ka, et see atmosfäär, mida need inimesed seal nagu genereerivad, et see on nagu midagi, mida sa koged ainult seal kohapeal, et see oli väga hea, et tulla said, et loomulikult nendel on ka kalendrid nagu ülitihedad on, et üks neist juba siit lahkus lennuki peale minema enne pärast kohtumist kohe. Et see oli väga äge, et nad tulid ja eks nad sel aastal vist on peaaegu kõik etappe korraks külastanud, aga jah, siin oli natuke pikemalt kui tavapäraselt. Räägime sellest aastast ka. On teil aimu publiku numbritest ka? Täpseid numbrid veel ei ole, et kuna meil on müügikanalid, on Eestis siis Piletitasku ja meie, on ka Poolas eraldi müügikanal, Soomes, Lätis, et selle data me saame uue nädala algul, aga mul niisugune nagu tunnetus on, et eelmisel aastal jääme ilmselt alla, aga vast äkki mitte liiga palju, et see, mida ma katsetel ja läbi telepildi näinud olen, et eile väga palju küll ei jõudnud, aga mul tundub, et pigem väliskülastajate osakaal on isegi suurem, et Läti lippude meri on ikkagi nagu võrratu. Nende kiiruseks võibki nagu öelda, et seal on nii, et kui on 3 inimest, on 2 lippu, et nad ikkagi nagu seda rahvustunnetust ja võtavad kõigi endaga see kaasa. Et Eesti publiku osas ma arvan jah, et tuleb numbriliselt mõningane tagasiminek, aga lõplik vastus on jah, siin järgmise nädala esimeses pooles. Kus sa ise võib-olla kõige suuremaid mingid probleem või kitsaskohti näed, millega on tulnud tegeleda sel nädalavahetusel? Praegu väga ei ole olnud, et eile testikatsel olid inimesed seal veits vales kohtades, nii et ja ei kippunud seal ka nagu turvadele kuuletuma, et politsei pidi sekkuma, et siis tuli ka väike nagu delay, aga politsei nagu lahendas ja ühel kiiruskatsel oli ka äkki siis pärast Rally 1 autosid pandi katse korra seisma, et olid ka seal kuskil katse osas pealtvaatajad vales kohas ja ei tahtnud hästi kuuletuda, aga seal õnneks koha peal oli suht selline jõuline turvamees, kes siis hea sõnaga kõik ära lahendas, et kergemakaalulised Poola turistid said ilusti nagu aru, et kus peab tegelikult olema. Politseinik rääkis meile, et üks veisekari olevat ka lahti pääsenud. Palju see sinuni jõudis? Täna hommikul jõudis ja ma saan aru, et see oli päris siuke tummine operatsioon, kus oli nii õhuvägi kui droonipüüdurid, kõik olid nagu kaasatud,
et jah, vist helikopter ajas seal karja nagu hulluks, et noore karja, aga ei, ma loodan, et lähiajal nad kõik ilusti nagu kodus tagasi, et õnneks vist kiiruskatsedel õnneks ei jõudnud, aga oht oli olemas. On küsitud paar korda, mis on häda telepildiga? Olete vaaginud, miks vahepeal hakib? Vahepeal ei paista? Ma pean tunnistama, et esimest korda kuulen, et me eile olin jah, siin selle külalisprogrammiga seotud, et väga ei jõudnudki isegi sekundit terast midagi nagu jälgida, et ja ei ole kahjuks õnneks minul jõudnud, aga kindlasti uurin. Kui nüüd siit minema lähed, siis mis tänane päevaprogramm peakorraldajal on? Täna on veel 3-4 kohtumist on hetkel juba kokku lepitud ja püüaks jõuda ka 2 kiiruskatsele, et üks ilmselt on Raadi ja tegelikult tahaks käia korra kas siis Mustveel või Peipsi ääres, et võib-olla vaataks korraks nagu Mustveed, et kindlasti on jah, päevagraafik on suht nagu minuti pealt paigas, et kuna ralli ajaks tulevad siis erinevad koostööpartnerid ja siin refitarned ja promootor ja kõik kohal, et siis see on nagu hea koht, kus näost näkku kohtuda, et see on ikkagi nagu hoopis midagi muud kui telefoni või Teamsi teel kokkulepet teha. Et jah, siit lähengi järgmisele kohtumisele ja 2 katset prooviks ka vaadata. Mis juhtuks Rally Estonia korralduses, kui peakorraldaja terroriks nädalavahetuseks telefoni välja lülitaks? See on nüüd hea küsimus. Selles mõttes on siiamaani olnud sel aastal väga hästi, et telefon on olnud võrdlemisi vait, mis kinnitab seda, et meil on nagu tiimis mega head inimesed, et me oleme proovinud nagu seda tiimi selliselt kasvatada või suunata, et nad julgeks võtta ise otsuseid. Et kui tagantjärgi ongi, siis see otsus mingil põhjusel võib-olla analüüsides mitte kõige parem, aga vähemalt see tehti tol hetkel siis ära ja parimate teadmiste pealt, kui see, et iga nagu pisi asja pärast hakatakse nagu helistama ja nagu arutama, et siis sa oledki nagu lõpuks nagu telefoni keskjaam ja siis lihtsalt see kõvaketas saab nagu kiirelt täis ja läheb nagu lühisesse, et siis võib-olla ei suuda ise ka enam parimaid adekvaatseid vastuseid nagu anda. Et tahan jah, tiimi kiituseks öelda, et kõik nagu opereerivad ja toimetavad väga hästi ja mul oli eile selles mõttes, et oli väga tore, et ma sain nagu teha neid asju, mis ma planeerisin ja mingit sihukest nagu tulekahjut kuskil ei olnud. Katsed on väga heas seisus, aga praktiliselt identsed eelmise aastaga. On teil mõtteid, et peaks natukene siin ringi tõstma 1,2? On mõtteid ja on ka selliseid, ütleme, strateegiliselt täitsa nagu teistmoodi mõtteid ka kiiruskatsete valiku osas, aga selle juurde võib-olla tuleks natuke hiljem tagasi, et jah, ühtepidi on hea, kui need on suuresti saanud, mis eelmisel aastal ja varasemalt, teistpidi kindlasti tahaks midagi uut. Et kindlasti see Võru ja Aania pool on nagu meil avastamata, et seal on natuke jälle see distantsi küsimus, et kui me tahame seda hästi kompaktsena hoida, siis ta natuke seda loogikat nagu veits rikub ja teistpidi ka eks osad head lõigud on läinud kõva katte alla, mida me siis kruusana kasutada enam ei saa, aga ei, ma arvan, et praegu on hästi, teeme selle ürituse ära, loodame, et tuleviku osas saab selgus ja saab positiivne selgus ja siis, kui meil on mingisugune, ütleme, pikk hea plaan, siis me saame teha ka mingisuguseid, ütleme, tummisemaid otsused selles katsete valikus. Kui palju te olete rääkinud sellest, et võib-olla kas üks päev või ralli algus võiks toimuda näiteks Põhja-Eestis? Ja see teema on olnud päris tugevalt laual, et eks promootori jaoks on ka selge see fookus, et saada rohkem tähelepanu. Tallinnas on kindlasti omad plussid. Hotellide valik on suurem, lennuühendus on parem, soomlastel lihtne laevaga tulla, ka Rootsist laevaga tulla. Et seal on väga palju plusse, et see on kindlasti ühe mõttena väga tugevalt laual olnud ja ilmselt saab tulevikus veel tugevalt olema. See tähendab ju ka mingi servicepargi loomist sinna kanti? Jah, see on üks võimalus, et praegu oli ka üks teema, mis me nagu arutasime uue promootoriga, oli kogu nagu see strateegia, et kuidas nagu seda Rally Estoniat veel nagu Delfi Rally Estoniat veel suuremaks kasvatada, eks ju, et vaatasimegi nagu geograafiliselt, et kus üldse nagu sõita võiks, lisaks siis selle piirkonna, kus me täna oleme, mis samme nagu veel võiks teha, et see Eestit nagu veel paremini pilti tuua ja välisturisti nagu lihtsamini siia nagu saada, et see on kõik sihuke nagu üks suur strateegiline loogika, mis peab hingama siis korraldaja, promootori, sõitjate, publiku ja riigiga nagu ühte sammu. Et nüüd meil ongi, siis kui me oleme siin nüüd asjad kokku pakkinud, siis tuleb teha selline
tugev strateegia ajurünnak, et siin 2 nädalaga tuleb sihuke pakett kokku panna ja siis seda nii riigile kui promootorile nagu esitada ja siis loota, et saab positiivne suund. No see kõik kõlab niimoodi, et no igal juhul mingi ralli järgmine aasta toimub, et ju mingit vaheaastat ometi ei tee. Ma praegu ei julge lubada kindlasti, et järgmine aasta toimub, et noh, see oleks nagu loll olukord, kus pärast oma sõnu nagu süüa, et nagu ma ka promootorile kinnitasin, et me teeme endast 110%, et see nii oleks, aga enne kindlasti midagi välja ei hõika ega luba, kui on nagu kokkulepped olemas ja allkirjad all, sest noh, täna me teame, et selle kalendri koha peale või kohtade peale, mis on nagu vabad ja kes on nagu lepingutega täitmata, on konkurente väga palju ja eks need kõik teevad samamoodi tööd nagu meie, et kõik tahavad seal olla ja annavad ennast nagu parima, eks ju, et ja lõpuks on promootor ja FIA need, kes selle otsuse teevad, et ega see võistlus on nagu väga-väga tihe ja noh, selgelt uus promootor on andnud signaali, et tahab minna oluliselt globaalsemaks, et noh, USA tuleb kindlasti mängu, eks ju, Ladina-Ameerikas on suured riigid, tulevad kindlasti jõulisemalt. Aafrikas mõtlevad, kas Keeniale lisaks võiks veel mingi ralli olla. Hiina on kindlasti turg ja kuskil ilmselt Aasias tahavad veel minna. Ehk et see tähendab seda, et selle nagu Euroopa roll muutub kogu aeg nagu väiksemaks ja konkurents läheb tihedamaks. Et noh, kindlasti mingid ikoonilised rallid nagu Monted ja need niikuinii jäävad, eks ju, nendega me isegi ei konkureeri. Et ja lõpuks ongi see, et nendele võib-olla 3-4 kohale, mis me võistleme, võib-olla 2 kohale on tegelikult tahtjad 10, et see action on päris kõva ja noh, vaatame. Aga ma ise tunnen, et nagu suund on hea. Kas sellel kohtumisel promootoriga oli laual ka nimi Ott Tänak? Midagi peale teha, inimesed jooksevad tema peale tormi. Küsis, et kas meil on tema plaanide kohta nagu mingi info. Et noh, ütlesime, et ega rohkem ei ole, et me teame, et järgmise aasta Toyotat nagu päris jõuliselt testib, aga ja vist ma ise ei olnud seda kuskil lugenud ja kuulnud, aga keegi ütles, et Kankunen vist oli eile kuskil välja öelnud, et Toyotas oleks järgmiseks aastaks Otile koht olemas. Et ma ei tea, kas vastab tõele mitte. Et aga ei, mingis muus vaates me nagu Oti teemat promootoriga nagu ei puudutanud, et me pigem ikkagi täna fokusseerime sellele, et meil need, kes ralli kaas noored täna nagu tegusid teevad, et need ikkagi tuleks sinna kõrgemasse klassi ja neid oleks rohkem kui nagu üks, et tänase seisuga on ju vaated nagu väga head ja noh, me ütleme, hoian kõige rohkem nagu sellele pöialt, et siin nüüd homse lõunani läheks selles ralli 2 klassis väga vägevalt ja ikkagi, et seal 2 poodiumi kohta on nagu meie lippudega ja ühe siis annaks nagu põhjanaabritele, et siis oleks nagu tore. Milline see poodium homme välja näeb? Asukoht on sama, kus eelmisel aastal, konstruktsioonid natuke erinev, aga ei, ma usun, et saab nagu äge olema, et loodan, et seal nagu sel ajal mingit lolli vihma ei tule, et see nagu rikuks seda nagu pidulikkust. Et noh, kui seal hommikul mingi kerge sadu üle käiks, et noh, see nagu ei sega, aga oluline, et jah, mingi laussadu nagu sel ajal ei oleks, et aga muidu ma loodan, et inimesed toovad lipud kaasa ja siis loodame, et seal nagu lätlastel alla ei jää, et vaadates, mis nagu katsetel Läti lippudega on, siis natuke nagu heas mõttes hirmutab, et siit ka üleskutse, et kes täna veel kodus istuvad ja kaaluvad, et kes nagu tulla, et siis kindlasti tulla, et jõuate veel täna. Ja kes täna jõuavad tulga homme, et 2 kiiruskatset ja äge lõpupoodium, et Eesti noored vajavad seda toetust. On sul lõpuküsimus või laseme härral minna? Laseme härral minna. Tegelikult küsimus oligi, et kuidas ralliga senimaani lihtsalt nagu rahul oled, aga eestlast vaates, aga ma sain küsimusele enam vastus, et nii kaua kui vähemalt 2 poodiumi kohta ära võtame, on kõik hästi. Ja ei mõtlengi, et ma loodan, et nad kõik lõpuni tulevad ja küll siis need ka kellad nagu näitavad, seda me seal näitavad, et ma arvan, et Jaspar hakkab nüüd siit veits tulema, et ma arvan, ta oli ikkagi nagu Amazon verel, et see eilne spinda kukutas natuke sinna tahapoole, et muidu ta oleks seal nagu Virvesega pluss-miinuseni. Et Jürgenson natuke üllatas, ma arvasin, et ta on veits lähemal, aga noh, 1,5 päeva on nagu minna, et jah, ma olen neile räigelt pöialt ja ütleme, et kindlasti isegi jälgin rohkem kui täna seda, kui seda, mis seal WRC otsas nagu toimub, et kuidagi seekord on niipidi. Üks tähelepanek kõndisin eile siis pärast õhtust salvestust, ma ei tea, kell võis olla siis 10 paiku või veel rohkem, et servicepargist läbi perega ja kui äge oli näha seda, et see Eesti hordid
mis muidu on Ott Tänaku servicepargis alati õhtul olnud, seal on ju kõik pärast pikka päeva tulevad alati Oti autot vaatama ja Otti vaatama. Siis olid Virvese boksi ees. Seda oli nagu äge vaadata. Nad on ikkagi toetavad omasid, et... Ja ma hommikul seal vist Delfi video kokkuvõtte eilsest oli, et käidi ka nagu publiku seas, tehti seal mingit väikest küsitlust ja see oli ka nagu väga palju oli see, et tulimegi nagu noortele eestlastele kaasa elama ja pöialt hoidma, et noh, ma ütlengi, et me väga-väga vajame ja need noored väga vajavad seda, et see fookus nagu läheks minevikust nagu tulevikku, et nad tõestavad seda, et see nagu ootus ja tugi on nagu oluline ja õiges kohas, et ei, mul on väga hea meel endale. Nipp teil, pange see Ott ka sinna kuulsuste halli ära ja lasta olla. Ei, ma ütleks, et kõige parem stsenaarium on see, kui Ott ja Martin tulevad järgmine aasta tagasi ja hakkavad siis Virvese ja Jaspari ja kõigi nendega nagu võidu sõitma. Et see oleks nagu eriline maasikas. Ja ei, ma saan aru, et see oleks nagu eriline maasikas, vaata, et ja siis on nagu päris selgus. Absoluutselt. Suur tänu tulemast ja soovime sulle meeleolekut nädalavahetuse jätku ja aitäh. Ja järgmisel aastal. Aitüma. Just, ei, ma arvan, näeme enne ikka järgmisel aastal. Aitäh. Kuues käik.